Kes on eestlased? Interneti andmetel oleme me siia eri aegadel tulnud inimrühmade tänaseni ebaühtlane sulav. No näiteks tema on eestlane ja tema ja tema ja ka tema. Tere, mina olen Stefan, ma olen sündinud Armeenia peres ja ma olen eestlane. Tema on esimese põlvkonna eestlane. Tervist, see on meie pererestoran. Armeenia köök Soso juures. Muusik- ja laulukirjutaja Stefan sai Eesti kodanikuks juba sündides. Tema vanemad kolisid nõukogude ajal siia ja asusid elama väikesesse Viljandi linna. Seal ongi ta suurema osa oma elust veetnud. Kui minu isa oli minu vanune, siis tema tegi selle söögikoha ja koos selle söögikohaga kasvasin ka mina üles, nii et see söögikoht on peaaegu sama vana kui mina. Armeenias on väga oluline, et lapsed oleksid oma vanematele suureks toeks. Selline kasvatus on, et lastel on suur austus vanemate vastu ja kui on isa läbi vaja, siis mina olen esimene, kes tuleb appi. Mina olin siis iga suvi seal grilli juures, tulge ma näitan. Tegin mina šašlõkki, kanašašlõkki, kebabi, seašašlõkki, lambašašlõkki. Kaarel? See on minu sugulane Armeeniast. Tema teeb praegu šašlõkki. Armeenlased alati tervitavad niimoodi. Niimoodi kalli ja tugev pigistus. Kuna mina elan praegu Tallinnas ja ei saa Viljandis nii tihti käia ja ei saa aidata, siis Karen, minu hea sugulane, teeb siis praegu seda minu eest. Isa kutsub meid sööma. Kui te tulite Armeenia kööki, siis tühjade kätega, et teist siit minema ei lähe. Head itsud teile. Merci, Erikjan. Palun Anusšali paari jahušalt siis. Vot. See on siis Armeenia šašlõkk. Kuigi ta on kodakondsuselt eestlane, on teda samal ajal alati kasvatatud ka armeenlaseks. Minu isa ütles mulle kogu aeg, et sina oled armeenlane ja õpetas mulle tähestikku ja iga suvi, kui ma olin noorem, viis mind Armeeniasse. Õpetas mulle palju, ütles, et armeenlane peab seisma enda eest ja armeenlane ja igasugust asja. Mina olen armeeno-eestlane. See tähendab seda, et ma ei ole ei eestlane, ei armeenlane. Iga suvi käisin, isa viis meid Armeeniasse. Siis seal mulle öeldi, et ma olen nagu eestlane. Et nad saavad aru, et ma ei ole armeenlane. Aga kui ma siin koolis käisin, siis mulle öeldi ka kogu aeg armeenlane. Ehk siis igal pool, kus ma ei käinud, ma olin võõras. Sellega tuleb vist leppida, sa oled see, kes sa oled. Kui ma olin noorem, siis ma tundsin, et ma nagu ei kuulu siia Eestisse, kuna ma nagu ei mõistnud seda Eesti kultuuri, ei mõistnud Eesti nalju, ei saanud nagu inimestest nii hästi aru. Ma ju kodus kogu aeg kuulasin ka Armeenia ja Vene kanaleid, vaatasin ja suhtlesin ka armeenia keeles ja vene keeles. Kui ma olin nagu Eesti seltskonnas, siis ma tundsin ennast väga ebamugavalt. Üks esimesi kohti, kus ta rohkem eestlastega suhtlema ja keelt rääkima hakkas, oli muusikakool. Vaata, kes meil siin vastu tuli. Tead, mul on täna sinu pusa ka selline. Ma tulin, istusin siia ja siis ma tundsin ennast nagu kodus, et mõnusalt, et ei olnud see, et ma tulin tundi, vaid oli see, et ma tulin nagu jemmima nii-öelda koos oma õpetajaga. Sul oli keelega ikka natuke probleeme, sellepärast, et vaata, kui oli ingliskeelne laul, siis ta jäi kohe vähe, ei mingit probleemi. Aga kui oli Uno Loobi Kamina ees, siis me võisime seda tampida ja siis ma palvetasin iga kord, kui ta seda laulis, et issand sõnad ära. Või see kas ema südant tunned sa, mis sa lausid Estonia kontserdisaalis, 5 salmi lapsele, väike poiss. Kui inimeste muutuvad, augiitus sõprus tunda saad. Ja sa tegelikult selles keeles ju ei mõtelnud väga, on ju? Et ühesõnaga kodune keel oli siis kas armeenia või vene keel. Mikri peal olid siin kõrvas pikrid olid. Sest niivõrd vastutusrikas, sa oled publiku ees Estonia kontserdisaalt, emadepäeva suur gala, president istub saalis, kõik mina klaveri taga. Naljakas on see, et mida aeg rohkem edasi, seda rohkem oli algul mina muretsesin. Aga mida aeg edasi rohkem, siis seda rohkem muretses tema minu eest, enne kui ma lavale läksin, ütles, et Stefan, see on see,
jah, et sul on meeles jah, kõik nii siin ära seda tee, ära seda rumalust tee, nagu ma ükskord solistikal viskasin pintsaku minema. Ma olin lihtsalt minestuse veerel, sest ma tean, et Eesti žüriile selline asi absoluutselt ei meeldi, et keegi läheb nii vabaks lava peal, nii noorena juba, et loobib pintsakuid rahva sekka ja siis sa ikka 3. koha vist ei saanud esimest. See rahvus jah, et sa eestlaseks kasvasid küll väga ilusti. Sa tegid ju Eestimaale, kirjutasid loo veel isegi. Jah. Aktsent on ka suht märkamatu, on ju. Mingi aeg võib-olla oli, aga täitsa parem, jah. Täitsa eestlane. Kui sa tahad mõista kultuuri, siis sa pead ka kuulama raadiot, Eesti telekat vaatama, et inimesi tundma, et oleks millest rääkida, Eesti raamatud. Ja ma õppisin mõistma neid läbi selle ja et eestlased on tegelikult väga hea rahvas, nad võtavad väga soojalt vastu, kui sa näed selleks vaeva. Me oleme siis omadega praegu Pauluse kiriku juures. See on siis see koht, kus ma, mitte kirikus, vaid siin lähedal on üks pink, kus ma siis istun ja siin ma olen siis veetnud oma, ütleme nii rõõmsaid, nii kurvaid hetki. Kui mul on midagi raske olnud, siis ma tulen siia lihtsalt istun. Loomulikult mitte siukse ilmaga, mis praegu on. Aga ma tulen siia ja istun ja vahepeal ma tulin siia kitarriga ka. Ja minu arust mul on siin mingi lugu on isegi siin kirjutatud ka. Siit näeb minu kooli. Siin koolis siis ma tundsin, et ma hakkasin rohkem nagu eestlastega kuidagi paremini läbi saama. Ma suhtlesin nendega palju rohkem. Ja olin, ütleme nii, et olin aktiivsem. Ja meil on kooli tulla. Tere! Ja. Kui palju aastat me ei ole juba nüüd? Kui ma olin siis gümnaasiumis, siis ma olin ka bändi liige. Mind kutsuti bändi. Bändi nimi oli Sent from Viljandi. Selles bändis ma mängisin kitarri ja vahel ka laulsin. Asjad on ikka samad. Lihtsalt on teistmoodi paigutatud ja teise ruumi. Väga äge. Selle Without You loo alguse sõnad, ideed ma olen siit saanud. Just see salm. Life goes on like a radio track. Seal. And people walk by, but I'm the one who looks back. Esimest korda ma tundsin, et ma olen eestlane siis, kui ma olin Tartus mingil peol. Seal oli armeenlasi palju. No ja siis see pidu oli nii lärmakas ja kõik armeenlased loomulikult tõmbasid enda peale tähelepanu iga asjaga. Ehk siis kõik olid sellised nagu mina. Ja see oli minu jaoks liiga palju kõik ja siis ma tundsin, et kurat, tahaks praegu rahulikku Eesti seltskonda, kus ei ole niisugust lärmi. Kuigi Stefan on nüüdseks saanud väga hästi selgeks eesti keele ja veedab suurema osa ajast eestlaste keskel, ei taha ta selle arvelt olla kuidagi vähem armeenlane. See on sama hea, kui sul on 2 last, kumba sa rohkem armastad. Sa ei oska öelda, sul meeldivad mõlemad. Ну, свои корни, это никогда не должен забыть. То же самое эстонцы, которые едут в Финляндию, они не должны забыть, что они эстонцы. Должны своих детей учить свой язык. Kui näiteks mina oma lapsi kasvatan niimoodi, et loomulikult traditsioon on oluline, see on just sellepärast, et sinu rahvuse austuseks, et sinu rahvus on elanud nii palju hetki läbi, et see on nagu mälestuste peale sülitamine, kui sa lihtsalt ei austa neid. Aga minu jaoks ikkagi kõige olulisem on see, et sa õpetad lapsele olla hea inimene. Minu isa on kogu aeg öelnud väiksena, et kui te kasvate suureks, me läheme Armeeniasse. Et tema unistus on loomulikult minna Armeeniasse, sinna, kus tema pere on ja kus ka minu pere on, sugulased kõik. Tema igatseb väga Armeeniat, ta tahab sinna minna. Aga mina olen ikkagi, praegu olen mina Eesti poolt, et isegi kui siin on siuke praegu rõve ilm, siis ma tahan ikka siin olla.
mulle meeldib siin.